Käes on 1. detsember ja ongi aeg vlogludiga alustada. Lissi on Kelevill, jah? Ma isegi ostsin endale eile Rimist reaalselt paari eurolisel. Oh my god, paanika. Jõulukohvitassi, oota, ma saan näidata. Nii et nüüd ma otsustasin, et ma detsembris joon oma kohvi iga hommik jõulutassist. Et mis mingi tavaline tass, ei. Detsember on jõulutass. Ja panin Lissule jalga jõulusokid ja endale jalga jõulusokid ja jõulutee-särgi. Nii et meie oleme detsembriks valmis. Aga sööme siin hommikusöögi ära. Selle 9 kuusega ei ole väga lihtne vlogida. On nii või? Aga ühesõnaga, sööme hommikusöögi ära ja siis vaatame, mis päkapikud tõid ja hakkame advendikalendreid avama. Tundub, et meie peres on head lapsed. Kõigil on päkapikud käinud, aga meie neid ei näinud. Joosepi ema tegi meile sellised sokid, sussid ja siis käisin eile nagisid ostmas, et me saaksime nad kuhugi riputada, sest et meil ei olnud üldse kohta nende jaoks. Mis sa räägid? Ja, Lissul on nohu nüüd juba päris mitmendat päeva. Vahepeal juba hakkas täiesti ära minema ja täna vaatan, et on jälle tagasi. Vist on natuke jonn. Mis päkapikud teid, Lissu? See on emme oma. Mis Lissule toodi? Lissule toodi? Mis siin on? Võtad kinni või? No. Ei taha seda, tahaks seda emme piparkooki, mis seal on, jah. Väiksekene. Nii, on aeg avada meie siis minu advendikalendrid. NYX Professional Makeup ja Tumble. Ma arvan, et NYXi esimene jõulukalender mul oli vist aastal 2016 äkki. Võimalik. Ja Tumble on mul vist ka juba mingi nüüd 3. aastat vähemalt, kui mitte 4. Nii et hakkame aga avama. Nii, numero 1. Kus sa oled? Siin ta on. Need Tumble jõulukalender on täiega hea, aga ainus miinus on see, et ma tean, et siin on paar päeva, kui on lagritsa-maitseline Tumble sees ja neid päevi ma kardan. Lausa nii ilmus on. Päris ilmus, jah? Aga ta läheks hästi. Ja mis me siit saame? Selles suhtes on juba hea, et siin lähevad seast on nagu numbrid niimoodi järjest, et ei pea otsima numbrid taga. Sest et siin on kõik nii kirju, et ega siit seda numbrit väga ei näeks ka vist. No nii. 1. detsembri puhul ikka kohe punane huul. Aga mis ma siin kodus oma huul ikka värvima hakkan, igatahes on see väga ilus värv. Perfect red. Indeed. Nii, teeme nüüd beauty vlogerit. Selline. Nice. Aga ma alustasin tegelikult selle vlogludi esimese osaga juba laupäeval, nii et ma nüüd panen siis need klipid siia. Täna on tegelikult 28. november, homme on 1. advent ja meie käisime täna shoppamas, et oma kodu ära kaunistada. Mõtlesin, et hakkan kotte lahti pakkima ja vaatame koos, et mis me siis siin endale soetasime. Ma läksin poodi täiesti ilma plaanita, et ma vaatasin mingi hetk Karin Larveni videot, kus ta käis ka jõuluasju ostmas ja siis ta seal just mainis, et poodi peab minema plaaniga ja umbes teadma, mida ostad. Ja siis ma eile õhtul korraks isegi mõtlesin, et et ma tahaks sinna midagi sellist. Ja siis ühesõnaga ma teadsin natukene midagi, aga mingit kindlat plaani polnud, nii et jah, läks ikkagi lõpuks natuke käest ära. Suurt kuuske meil ei ole, meil pole kunagi olnud, meil pole seda kuhugi panna, aga nüüd me ostsime sellise siis kunstkuuse. Siin on Hoia Eesti metsa
Save our forest. Sihuke sildikene ka. Selline siis valguskardin. See on tähekestega. Ma küll tahtsin tegelikult tavalist sellist, mis oleks lihtsalt tulukesed, aga see poes, kus me käisime, oli, ma ei tea, ma leidsin ainult sellise. Nii et siis võtsime sellise, aga no, excuse me, parem kui mitte midagi. Siis selline latern, et seal sees peaks siis nagu lumi nii-öelda sadama, ringi liikuma seal sees, nii äge. Kõik need asjad on patareidega ja mingid liiguvad ja tulukesed ja värgid-särgid, et ostsime hunniku patareisid ka selle jaoks. Siis aknalaua peale mõtlesime sellise asja panna. Siis aknalaua peale ma ostsin ka sellise rohelise karra, roheline kard, 2 tükki. Vaatame, kas paneme mõlemale aknalauale või ainult ühele, et lihtsalt see kuidagi siis pind nagu ära katta. Ja siis me ostsime sellised päkapikud. Tegelikult siin üks on juba lissule välja võetud. Natuke seda vaatas, et see kott on nagu raskus ja siis sa saad selle panna kuhugi näiteks kapi peale. Kott hoiab kinni ja siis see niimoodi niipidi. Pane like ja subscribe. Pane like ja subscribe, kui sulle see video meeldib. Juba praegu. Ja ühesõnaga siis teine on siukene. Kas sai ühe koti tühjaks või? Ja oi, näe. Lissu mänguasi tuli ka siit välja. Ja siin veel teises kotis on veel üks klassikene. Selline siis. Siin see rong, ma ei tea, kas te näete seda rongi. See on nii awesome. See peaks siin liikuma nüüd, või noh liigubki, me nägime poes näidist ka. Ja tulukesed. Ja see on jah hästi selline mõnus jõulune asi. Siis üks selline oksakene, mis ma mõtlesin, et ma panen selle rohelise karra peale aknalauale. Suht mõttetu on. Joosep arvab, et see on täiesti mõttetu, aga mina arvan, et see annab nagu siukest armsat värvi sinna juurde. Eks näis lõpuks, kuidas välja tuleb. Siis kuulikesed meie siis selle kuusepuu peale. Siis on siin selline valge maja. See on ka hästi ilus enne. Tulukesed ja värgid. Ja, no siin on vaja patareid sisse panna ja siin ka tulukestega. Siis on meil siin vannipardid, mis ei ole üldse jõuludega kuidagi seotud, aga Lisbethile meeldivad vannipardid. Ja juba ta vaatab neid. Ma pean lahti tegema selle. Ja sai aru, et see on midagi valda. Ja siis nagu ma mainisin, patareid, neid läheb meil kõvasti nüüd vaja. Siis ostsime neid väikseid tulukesi. Need on need fairy lights siis vist jah. Et panna siia puu peale ja vaatab äkki kuskile veel. Siis kohe toob sulle vannipardid. Siis on siin siuksed väikesed päkapikud kelkudega. Selline üks ja teine. On nunnud Lissu või? Lissul on vannipardid, seda ei huvita praegu. 4 vanniparti praegu eest on jumala, elab oma parimat elu. Siis selline kandik. See on peegel, nii et ma ei hakka seda niimoodi teistpidi panema. Kohe näitab teine seda. Selle ma ühesõnaga, see on see, mida ma mõtlesin. See valgus laigib. Mõtlesin eile õhtul välja, et ma tahan köögilaua peale panna mingi kandiku ja siis siia mingeid siukseid jõuluseid asju, et siis oleks nagu laua peal ka midagi ilusat. Ja üks asi, mida ma teadsin, et ma tahan sinna, on jõuluküünal ja me ostsime selle Joigi kuusepuu küünla. Nii et kuna meil päris kuuske pole, aga siis sellega saame nüüd kuusepuu lõhna, täiega mõnus. Tõesti täitsa päris kuuselõhnaga. Ja siis kujutan ette, et sellise asja ostavad tavaliselt nendel inimesed, kellel on mingi oma maja ja mingi hull suur pind ja panevad õue need. Aga meie oma mingi 35 ruuduse korteri peale nüüd otsustasime ka ära mahutada sellise põleva kitsekese või põdra tähendab ikka see vist jah. Aga see nägi nii ilus ja armas seal poes välja ja nüüd me peame sellega kuhugi panema. Igatahes ma mõtlesin, et ma näitan teile enne ära, mis me siis ostsime. Hetkel Joosep teeb meile jõulupraadi, ahjus on ahjukartulid, liha, kohe teeme kapsa ka ja siis kaunistame kõik ära ja hakkame seda sööma ja teeme endale juba sellise esimese jõuluse õhtu. Ja näete, mul on isegi jõuluteemalised sokid jalas. Tigerist sain. Success. Suurem osa on meil nüüd valmis tehtud,
aga mul on veel eelmise aasta kaunistused välja otsimata. Ja siin tuleb üks väikene tegelane. No tule ütle tere. Tule ütle tere. Tule siia poole. Tere! Ühesõnaga, ma tahan ikkagi veel need ka välja otsida ja siis nagu näidata, et kuidas meil siin on. Aga hetkel tundub, et meil ei ole mitte kuhugi panna neid valguskaardinad siis, mis ma mõtlesin, et akna peale panna. Sest et siin akna peal on juba nii palju valgust, et see oleks lihtsalt too much. Ja siis see põder, mille me ostsime, on ka, et kui meil kõik muud asjad on nagu sellise sooja valgusega, siis see on selline hästi valge valgus. Et see hetkel on ka niimoodi, et sobib ei sobi, aga vist leidsime sellele ka ikkagi koha. Ühesõnaga, siin kodus on juba selline mõnus jõulutunne. Kohe hakkame oma jõulupraadi sööma ja Joosep läheb küll täna õhtul nagu Harrile külla meil, aga ma arvan, et ma panen ilmselt küll mingi jõulumuusik endal taustaks ja telekasse kamina ja kui Lissu magama läheb, siis ma lihtsalt mingi naudin ja viin ennast nagu full on jõulumeeleollu. Oh, the weather outside is frightful, but the fire's so delightful. And since we no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Will forever serve as It's one of these midweek Tuesdays that I want to begin our stories. Tucked up your sleeve, or a way about and turn the main story into one of the dreams. Sain siis täna korraks kodust välja ka, kuna Lissul ikkagi see nohu natukene häiritada, siis me ei hakanud nagu välja minema temaga. Aga nüüd ma viisin auto rehvivahetusse ja ise samal ajal läksin pakile järgi. Et näitas, et 12 minutit kõnnin pakiautomaati, aga mulle öeldi, et läheb 20 minutit. Siis mõtlesin, et nii ma teen turbot ja siis käisin ära 7 minutiga ühe otsa. Ehk siis ma kõndisin sellest ajast 5 minutit maha. Nii et väga hästi läks. Aga ütleme nüüd kops on veits koos ka. Aga käisin, tõin Little Touchi paki ära. Tegin siin musta reede ajal väikese ostu. Et mul on venna pojal see nädal sünnipäev, saab 1-aastaseks. Ostsin talle mänguasjad ja siis Lissule ka mingid asjad, aga mitte mänguasjad. Pigem sellised asjad, mis mulle meeldivad ja rõõmu pakuvad. Aga olgu. Lähme toome selle auto ära ja siis lähme korjame veel mõned pakid peale. Nii. Viimane pakk on ka nüüd toodud. Lootsin, et mul õnnestub Kristiine liftis üksinda sõita ja ma saan ka vlogida. Ei õnnestunud. Nüüd on siis kõik pakid kokku korjatud, kus autovõtja on. Ja lähme koju ja vaatame. Kõiki pakke näidata ei saa, aga mõnda saab. Nii, kodus tagasi. Ja teen hetkel lihtsalt toitu soojaks. Ta on siin nagu mingi üleni mõngleline lihtsalt. Ai, talle nii meeldib see kaamera. Nii, aga ma lähen toon pakid ja näitame teile mõnda pakki. Või siis nende sisu õigemini. Nii, koogime siis esiteks selle Little Touchi paki lahti. Kõigepealt tulevad siis poiste mänguasjad välja, aga ma ei hakka nüüd hetkel väga lähemalt näitama. Näe, siin ongi Lissu 3 asja. Kõik on sinepi kollased. Esiteks on siin siis voodilina. Siis on selline väikene nagu korvikene, kuhu saab mähkud ja mingid sellised asjad näiteks sisse panna kapi peale. Selline. Väga nunnu, päris hea suurus.
siia saab täpselt jah mahutada mingeid mähkusid. Ja siis selline kotikene, hetkel mul ongi siukse nagu ühe halli korvi sees on tal kõik mingid kreemid ja vitamiinid ja sellised. jah, aga nüüd ma tellisin sellise koti, et saab siia sisse need panna, aga kui ma nüüd vaatan, siis see kott on nii väikene. Mulle nagu reaalselt pildi järgi tundus, et ta on umbes 2 või isegi 3 korda, no 2 korda nii suur. Et ma ei tea, kui palju siia reaalselt midagi üldse mahuks. Pigem pisike kott. Aga no vaatame. Igatahes ma mõtlesin, et need sinna kapi ääre peale niimoodi kahekesi ühesõnaga on väga armsad. Ja siis, et see voodiliina ka matchib. Ma ei tea, mul selle sinepi kollasega ikka on. Jah, tõsine teema. Selline väikene pakikene. Oh my god. Aga ootan, et neid talle selga panna, mis siit välja tulevad. Äkki te olete Instagramis märganud, et Lissul on sellised kollased nagu sukkpüksid traksidega. Ja nüüd ma tellisin talle samasugused, aga number suurema ja oliivirohelised. Need on nii armsad. Nagu lihtsalt jalas on nagu imearmsad ja ülikihvtid nagu. Aga kusjuures tal ongi need, mis ta praegu kannab, need kollased on suurus mingi kuni 6 kuud. Ja need on talle parajad. Ja ma nüüd tellisin ikkagi igaks juhuks 6–12. Ja ma nagu näen, et need on jumala suured. Aga las nad pigem olla varuga. Et nii armsad. Aga olgu, ma arvan, et mul on juba Lissul toit soe, et hakkame nüüd siin söötma. Jess! Jess! No nii, meil läks just vool ära. Toidan siin lihtsalt, ta on lihtsalt nii must nagu. Aga Joosep läheb nüüd uurima, et mis meie vooluga juhtus. Mul on väga hea meel, et neil nii palju... Mul on väga hea meel, et neil nii palju jõulutulekesi hetkel kodus on, et meil nagu mingi kott pimedaks ei läinud, sest et mis oleks ma muidu eriti ära ehmunud. Siuke huvitav lugu siis. Update. Kogu tänaval on vool ära. Uurime edasi. Mis toimub? Millisel ajastul elame? Sellel tänaval on vool ära. Ringlight. Peaaegu nagu ringlight, jah. Aga saime siis uudised, et kell on hetkel 7:30 ja orienteeruvalt siis 9:15 ehk on tagasi. Ja nüüd me ei oska mitte midagi peale hakata. Täiesti tuksis õhtu ja mina tahtsin ju veel selle vlogidega täna ära monteerida, et ma saaks selle kohe hommikul ülesse panna. Aga ma loodan, et kui see vool ikkagi tagasi tuleb seal 9:15 äkki siis õnnestub. Loodan, et te kuulete meid, sest et ma olen meie undavas vannitoas. Aga ma tulin siia vlogi lõpetama, sest et kell on 12. Ma sain monteeritud, meie vool tuli tagasi. Halleluuja. Tahtsin veel lõpetuseks öelda seda, et andke mulle palun teada, kas te mäletate, mis aastal oli esimene vlogmas, kui te siis minu videosid vaatasite. Sest et ma vaatasin järgi, et ma alustasin nendega aastal 2014. Ehk siis sellel aastal on juba 6. vloglud, sest et eelmisel aastal jäi vahele, kuna ma rasedana ei teinud üldse videosid. Aga ühesõnaga tore oleks teada, et kui kaua keegi siin olnud on ja kas keegi mäletab ka 2014 aasta vlogmassi näiteks. Aga aitäh, et te vaatasite ja näeme juba paari päeva pärast jälle. Tšau!